osa on meil väga eriline, sest me salvestame seda otse TikTok laivis. Nii et kui sa kuulad meid ka seal, siis sa saad ka täna ise kaasa lüüa ja küsimusi otse meile esitada. Meil on külas keegi, kelle pintslitõmbed muudavad näod kunstiks, meigikunstnik Anni Hallik. Lisaks sellele, et ta on nii meister meigis kui ka krimmi maailmas, on ta ka tõeline staar TikTokis, kus tal on üle 20 000 jälgija. Räägime loomingust, trendidest, tööde ligitagustest ja muidugi ka sotsiaalmeediast, sest ilma selleta tänapäeval ei saa. Tule kaasa ja vaatame, kuhu tee viib. Tere, Anni! Tere, Anni! Tere! Ma ei tea, kui lähedalt siit peab rääkima. Ja, no umbes nii annab. Räägi natuke, millega sa igapäevaselt tegeled. Kuna on suvi, siis igapäevaselt on praegu pigem vähem kliente ja suunangi festivalidele oma ja igasugused majaprojektid, aiaprojektid, niita tahaks iga päev. Ja ongi see, et tõesti suurem osa ajast läheb TikTokile sisu loomiseks ja kuna TikTokist on ka praegu hetkel enamus mu kliendid, siis on tore klientidega nagu vestelda, et kes kuhu läheb, millisele festivalile, kes meiki tahab tulla. Nii et passin telefonis 90% oma ajast. Tavapärane nutisõltlane. Olen nutisõltlane. No selge. Aga äkki sa räägid üldse, kuidas sa jõudsid meigikunsti juurde? Et kas see midagi, mis sa nagu lapsest saati oled tahtnud teha? Lapsest saati tahtsin näitlejaks saada tegelikult ja siis oligi see, et väga teatraalne iseloom viis selleli, et karakterid. Mäletan, jõuludeks sain mingisuguse toreda raamatu, kus said ise nagu kokku panna mingisugused maskid, silmad ja nina ja suu ja siis ma elasin nagu mingisuguseid fantaasiaid välja sellega, et ma hakkasin ise paberi peale joonistama erinevaid karaktereid. Ja siis muidugi, kui mind vanaema juurde viidi, vanaema oli mul pealinna proua ja tal oli seal 50 tooni erinevat punast huulepulka ja mina ei läinud ennem Balta turule, kui mu huuled olid ikkagi 10 värviga koos, nii et lapsest saati, aga see, kus praegu see jumestuskunstnik, nii-öelda see profi ala hakkas tulema sellega, et ma loobusin küünetehniku alast ja kuna ma kooli ajal ka tegin sõbrantsidele ja klassiõdedele meiki ja endale tegin meiki, kui seda saab meigiks nimetada ja siis mind märgati ja kutsuti sellistele fashion showdele, kus oli vaja nagu inimesi, kes lihtsalt ei tee seda päevameiki, vaid lähevad nagu hulluks, julgevad panna ja mina olin siis see üks hull, kes julges ja tegi ja nii avastati ja siis ma kuulusin Oriflame'i presidenttiimi, Oriflame'iga hakkasime Fashion Week'e tegema ja siis ma mõtlesin, et ma hakkan õppima ka seda asja, et seda, mida ma juba oskan teha, et ma õpiksin siis selgeks, et äkki on mingid reeglid, siis saab reeglite vastu eksida ja käisin Lana Vallo master mingi pikemal koolitusel, et ei olnud 1-2-päevane Krimmi koolis olen käinud ja olen võtnud neti kaudu erinevaid siis koolitusi või selliseid nagu õpinurkasid või isegi sinuga koos vaatasime mingisugust asja, nii et Silliga jälgisime mingit, kas oli Lana Vallo või ei, Jana Bobergi või mingi siuke tore oli just, et see on nagu põnev vaadata ja õpid nippe ja ja siin ma nüüd olen oma ilusalongiga, avasin omale ilusalongi siis ka koos emaga ja et saaks just seda teha, mida ma armastan, mida ma tahan teha, et oma fantaasiaid välja elada. Aga sul ei ole ainult nagu see ilumeik, sul on ju Krimmi pool ka. Ja sellepärast, et mulle meeldib karaktereid teha, mulle meeldib veri, mulle meeldib lateks ja mulle meeldib see, et ma olen täpselt see, et kui klient tuleb mu juurde Halloweeni hakkasin tähistama umbes mingi 12-13 aastat tagasi, kus ehitus silikooniga, panin omale näkku, tegin maski ja võtsin mingisugust akrüüli, segasin vere sellest kokku ja panin ja läksin Tartusse näpud püsti ja kõik tahtsid pilti teha ja siis ma sain aru, et ma olen õigel teel, aga nüüd vahetaks selle ehitusvaldkonna silikooni välja selleks, et võtaks nüüd päriselt, et hakkasingi tegema siis lateksiga erinevaid asju ja see ka tuli nagu ma võin öelda, et see on anne tegelikult, et üks asi on see, et sa õpid, aga kui sa juba oskad seda ennem teha, kui sa pead nagu teooriat õppima, siis mina ütleks, et see on anne ja hakkasingi siis ennast lõhki rebima näost ja kehast ja see inimestele meeldib, aga
üks asi on see, et mis mulle Halloweenile meeldib, et mul tulevad teistsugused inimesed, tahavad elada välja, tahavad kas loomaks või mingiks vampiiriks, aga alati on see, et tulevad sellised tšikid, et et teeme Halloweeni krimmi, et teeme hästi õudse ja siis on, aga teeme et hästi seksikas ka, et keegi ei julge minna seda nagu sellest piirist välja, et see seksikus seksikuseks, aga luba ennast karakteriks teha, kus ei ole seda seksapiilsust, on hoopis ägedam ja mulle meeldib neid luua, kiilakaks meeldib luua, hambad ära eemaldada illusiooniga, karvu panna, just siin hiljaaegu TikToki laivis panin omale ninakarvad, panin kõrvakarvad ja panin väikse, ma ei tea, punnikarva, et siuke äge oleks. Et see mulle meeldib ka. Ja, kastist välja poole. Just. Okay. See võtab selle järgmise küsimuse kokku, sa vastasid siin, et meigikunsti õppimise või hariduse taust on ja? Jah, kõige rohkem ma soovitan, kes tahab krimmikunstnikuks, siis krimmikool, see on Eestis on teine meigikool ka, aga tõesti, et see krimmikool on, sa õpid seal ajastuid, sa õpid seal lisaks krimmidele ka nagu näitlejatega suhtlemist ja kõik, et sa haldad nagu krimmikunstniku vajadusi, et soovitan, see on minu meelest kõige ägedam kogemus üldse, mis mul on olnud õppimisega. Aga milline oli sinu kõige esimene päris meigitöö? Kas sa mäletad seda? Kas see, mille eest ma saan raha, nagu kõige esimene meigitöö kellegile teisele? Töö eest saab raha või? Üldiselt saab raha. No me teame neid, kes nüüd tulevad, et kuule, et kas saad mingi koostöö raames või ma lähen sinna või see ei ole. Tead, ma ütlen ausalt, et ega ma ikka ei mäleta, et mille eest ma raha sain, ma võin oletada, et see oli mingisugune Oriflame'i kliendi õhtul mingisuguste toodetega tegemine ja siis võib-olla, mis ma võtsin mingisugune 15 eurot täismeigi eest, et nagu see ei olnud proovimine, vaid oligi selline õhtu. Ja siis esimestest veel mäletan seda, et kuskil kasiinos oli mingisugune õhtu ja mind kutsuti sinna tegema ja siis ma sain 10 eurot meigi ees, see oli minu jaoks suur raha, et aga see oli 10-15 aastat tagasi ikkagi. Aga millist tüüpi tööd sulle kõige rohkem meeldivad, et selles mõttes, kui sa igapäevaselt saaksid nüüd ainult oma seda lemmikut nii-öelda teha, kas see on siis igapäeva meik, glam, krimm või hoopis midagi muud? Vot see on hea küsimus, mida ma igapäevaselt tahaksin teha. Ma tahaksin võib-olla igapäevaselt tehagi kõike erinevalt, üks päev ühte, teine päev teist, sellepärast et kui sa oled liiga kaua selles krimmi õudusmaailmas, sul on raske sellest vahest välja tulla või see, et kui sa postitadki ainult nüüd oled nädal aega teed oma krimmitöid verega ja niimoodi, siis sa ei saa neid kliente, kes tahaksid võib-olla nagu seda ultra glammi või nagu, et sul tulevad need kliendid, keda sa ise nagu üritad promoda, aga ma tunnen seda ka, et ma ei ole teinud paar aastat päevameiki ja ma ei tea nüüd, ma alati ütlen, et päevameik, et teisi inimesi on ka, et nagu minge sinna, et see päevameik on minu jaoks nii lihtne, et mulle meeldib teha ikka pigem nagu kas üle keha mingeid asju või kogu komplekti panna, et mulle jah ei meeldi, kui ma pean ainult soengut tegema, et tullakse kuskilt teise meigiga, mitte et see nagu halb oleks, aga mulle meeldib kogu komplekti luua, et aga jah, et igapäevaselt natukene erinevalt, muidu on see natuke üksluine, aga ma ütlen, et kui Eestis oleks selliseid projekte, kus ma saaksin teha oma fantaasiatöid igapäevaselt, et üks päev keegi ussiks teha, teine päev keegi kuningannaks ja niimoodi, see oleks võib-olla ideaalne ja selle eest õiget raha saada ka, mitte krimmi eest ainult 50 eurot, vaid kõik mu lisandid kinni maksta, mu tööaeg kõik kinni maksta, sest olenevalt karakterist läheb 10 minutit kuni, ma ei tea, tunde. Kõige rohkem mul ongi vist 5-tunnine projekt, terve keha nagu tegime ja 2 inimest oli. Nii et mina ja Maret Tubalet vist tegime ikka väga-väga kaua ühte projekti. Palju raha said? Koostöö raames ikka vist ei saanud, ma ei tea. Ei mäleta. Tasuta töö. Tasuta töö. Nonii. Nii,
aga kas sul on oma käekiri või stiil, mille järgi sind ära tuntakse, et kui keegi nüüd tuleb Krimmi või meigiga tänava peal vastu, siis vaatad peale, ütled, et see on Ma võin Anni vastata tehtud ise. raske. Vot see ongi see küsimus, Kristel, väga hea küsimus, aga vot seda vist minu käest ei saa küsida, seda peab vaatama, et tead, ega ma isegi vahest ei tunne ära, et kas see oli minu soeng või nagu vaatan, et kellelegi olen teinud soengu ja siis ta postitab 10 päeva hiljem ja siis ma vaatan, et käis kellegi juures lainetes ja siis ta ütleb, ei, Anni, need on ikka veel sinu lained, lihtsalt ma pammisin neid. Et ma ei tea, Silli võib-olla oskab öelda sellele, kas minu käekiri, kas mul on oma Mul käekiri? muidugi, see on glam on minu meelest täiesti selles mõttes, et ma ei tulekski sinu juurde, mitte et ma nagu ei tuleks, aga no selles Jah. mõttes ma ei tuleks küsima mingit, et tee mingi hästi loomulik Päevameiki. mingi päevameik. Vot, Et ei, vot. aga kui ma lähen pildistama, mul on vaja mingisugust nagu Fotomeiki. fotomeiki on ju. Mul on vaja kuskile üritusele minna, täiega glammi on ju, õhtukleidid, värgid. Et siis ma lähen Ehk Anni siis juurde. ma arvan, pigem silmapaistvus on Jah, jah. see sõna võib-olla. Jah, et pigem nagu selline, mis tõesti, no ma ütlen glam. Siinkohal ma tahan öelda, et kuna me oleme laivis ka TikTokis, siis ma tahan tervitada oma ema. Ema, ma olen podcastis. Tšau, Siiri, tšau, ema. Ja ema ütles, et tema tunneb küll mu käekirja ära, nii et ema, olgu sa tervitatud. No nii, aga mis on kõige keerulisem grimm või meik, mida sa oled kunagi teinud? Kas see ongi see 5-tunnine? Ei, see oli lihtne. Kõige keerulisem on tegelikult see, kui mina pakun teenust ja klient on kuningas, aga kui kuningas ei tea ise ka, mida ta saada tahab, vot siis on natukene raske. Et kõige raskemad tööd ongi see, kus mulle nagu võõras inimene ütleb, et anna vabad käed. Sest ikkagi, et no okei, oskad seda asja, aga mis tema jaoks on see, et mis ta sellega mõtleb. Ja kui inimene ei anna mulle juhtnööre, isegi ka tavalises glammis, et kui ei anta mulle mingisugust juhtnööri, et mis talle meeldib või kuhu ta läheb või nagu null infot, vot see on minu jaoks nagu veidikene nagu raske. Ja raske on siis ka, kui inimene ütleb sulle sama päev või pool tundi varem, et ta tahab midagi nagu ekstrat, sest Eestis siin ei ole, kui me räägime Krimmist, et no tahab mingi tumerohelisi läätsesi, kus on mingi sinist või no mingid sellised spetsiifilised asjad, siis mul on vaja seda aega ja nagu vahest ei ole seda aega, et otsida kõiki asju või vuntse knüffida või et inimesed teavad, et mul on ka juukselisandeid, parukaid asju ja siis nad eeldavad, et neil on nagu, et mul ongi kohe see olemas. No ei ole tegelikult, et just see null info ja inimeste, et nad ei tea, et mis see nagu peaks tulema sinust välja, see on raske. Kuule, aga räägimegi vahepeal see, et sa teed ise ju parukaid ka ja vuntse asju. Olen teinud olen teinud parukaid, olen elus teinud vist 6-7 parukat, täisparukat, kõik ei ole teinud nagu ise ka, et mul on ette siis tehtud Iiris Münteli poolt võetud jäljendid inimesest ja siis me oleme sõbrannaga Triinut tahan siin tervitada, tšau Triinu, et temaga me koos tegimegi, et üks tegi nädal aega, teine tegi nädal aega, üks tegi nädal aega, et see on paruka knüffimine, et paruka tegemine 1 juuksekarva või 2 juuksekarva haaval. Olen annetanud oma tööaega siis ka vähihaigetele, et olen teinud vist 2-3 parukat, mis läksidki siis vähihaigetele ja siis ka teatrisse. Ja olen ka teatris, kui ma olin praktikal Nuku teatris, mis on nüüd endine noorsooteater, seal parandanud parukaid ja teinud nagu ja karvlisandeid, kui mul Mart Sander ütleb, et Anni, nüüd ma tahan omale vuntsi ja tal ei ole kasvanud seda vuntsi võib-olla piisavalt, siis olen teinud ka talle vuntsid või mingisugused pakenparid või asjad, et neid on ka saadud teha ja ma ei tea, kas teie teadsite, aga tegelikult kui parukategija või karvlisandi tegija teeb parukaid asju, siis hea õnne korral ta võtab endalt ka 1 juuksekarva ja knüffib selle sisse, et see on selline hea õnne või selline natuke armastusega tehtud, et mina olen ka oma DNA-d pannud siis nendesse parukatesse, siuke väike vahe. Kaua mingi keskmise pikkusega paruka tegemine näiteks aega võtab huvi pärast? Pikkus pole tähtis, paksus, okay. Tihedus, et kui tihe ja kuhu see läheb ja kui suur pea on, et pikkus, see ei ole oluline, loogiline, eks ju, et kui hakkad niimoodi mõtlema, et no muidugi pikka on väga raske, et need karvad on siis igate
igatepidi ja elamine on karvu täis ja see, aga no see ei ole 8 tundi, pigem on nagu mingi 100 tundi või no oleneb tõesti, kui tihedalt, et kas see läheb teatrisse, tavaliselt need parukad no sa ei pea tegema seda nii ideaalselt või niimoodi, et see on kaugele vaatamiseks. Muidugi sa tahad püsivust, sellega tehakse hullumeelseid asju, aga kui sa tahad seda inimesele, kes siis on tõesti oma juuksed, no siis hakkad teistmoodi mõtlema, siis sa teed seda ilusamini, sõlmed, kõik asjad, et no see võtab kuu aega, 2 kuud, et oleneb ja mina enam ei saa võtta seda tööd, sest selja tõmbab läbi, et siis ongi, et ainukene, kus ma võtaks parukat, kui mul sõbrants ütleb, et kuule Anni, teeme ühe paruka 2 peale, siis ma olen, sest meil on sama käekiri, samad need, et parukameistrid on ka erinevad, et seal on ka käekiri, et üksinda enam ei võtaks seda, see on liiga suur töö minu jaoks. Väga huvitav. See hõlmab Krimmi kunsti, et sa pead teadma, et kuidas on ja sellepärast ma vaatan ka vahest inimesi hoopis teise pilguga, et kuidas juus on, kus see pööris on, mis sul on, kus seal on, et ma väga need jälgin. on need kiiksud. Ja need on need kiiksud, et ma jälgin, vaatan nagu inimesi ja vahest, kui kellelgi on mingisugune eriline habe või niimoodi, ma lähen juurde, ma olen see tropp, kes läheb juurde mingi, oota, näita mulle, et kuidas on, sest vahest on karakteril vaja nagu seda värvide üleminekut, eriti huvitavad on need mehed, kellel on natukene punast ka, et siis ma vaatan, et hästi loomuliku mehe habeme saab knüffida niimoodi, et seal on natukene punast ja sinist karva ka veel seest, nii et jeps. Väga äge. Kas sul on mõni inspiratsiooniallikas ka Eestis või näiteks välismaal? Jaa, muidugi inspiratsiooni annavad need inimesed, kes julgevad ka kastist välja, kes katsetavad ja mässavad ja toovad ise oma brände turule, et välismaal kindlasti ma tean, et see on nagu, et osad vihkavad, teised armastavad drag queen'id, nagu drag queen'id inspireerivad mind oma kastist välja mõtlemisega ja esimesed jumestajad tegelikult olidki ju mehed, kes tegid amfiteatrites nii meeste kui ka naiste rolle, nii et tegelikult mehed on meil teinud selle ja hõimkondades samamoodi, et need Krimmi asjad, et tegelikult pean ütlema, et mehed inspireerivad, need mehed, kes siis teevad drääge, et ja osad inimesed siis lihtsalt, kes on meigi entusiastlikud, näiteks Nikki Tutorials, Jeffree Star, need on need, kes värvidega katsetavad, proovivad, need on mulle suureks, ma kasutan nende leiutatud, nende toodud brände siis ja Eestis, muidugi Eestis on mul ka omad inimesed, keda ma jälgin, keda ma vaatan teatrites, alati ma vaatan, et see karakter ülihea, kui ma olen kuskil tagareas, siis vaatan, et on näha ikka seda jumestust, et see peab olema nagu hea tegija. Eestis, kes mulle meeldib Glammis on Jenny Korjus, Jana Boberg väga hästi teeb, Maret Tubaleht, kes on väga kaua siin Eesti maastikul olnud, teeb ka nagu kõik nullist mega super tore. Ja eks neid Eestis on palju jumestajaid ja Krimmi kunstnikke. Üks artist Lepa Triinu, no super lihtsalt, kus see välja, no uskumatu, väga meeldib. Aga et kust ma saan veel inspiratsiooni, on filmidest, mõndadest, tead isegi vaata vahest särgi peale, keegi on teinud midagi põnevat või mingi värvide mäng, mingi maja peal on keegi mingit mustrit kasutanud või reisidelt saan tohutult palju. Ja see, et ma tõesti jälgin teisi inimesi, vaatan, et tal on see ägedalt tehtud või tal on see äge. No lihtsalt see jälgimine ja vaatamine, et ei ole tegelikult kogu aeg ainult telefonis. Ja oled telefonis, siis vaatad Pinterestist, vaatad TikTokist, vaatad Instagramist, et see sotsiaalmeedia annab ka väga palju inspiratsiooni. No aga nüüd jõuamegi siis selle TikTokini. Ja. Et kuidas sa üldse alustasid, et kas see oli pigem teadlik samm või lihtsalt katsetasid? Siin on nüüd, mina teeksin oma TikToki tee nagu 2 jaoks, 2 tsükliks. Esimene tsükkel, et kuidas ma üldse jõudsin sinna, oli see, et ma tegin videosid just enda muundamisega, sest ma nägin, et Instagram ei too mulle vaatajaid, teen üliägedat sisu,
3 laiki, 10 vaatamist, no ei ole päris see, et ma tean ju, et see on nii äge, minu jaoks ja mu ema jaoks on see nii äge, mis ma tegin, et tahaks, et teised ka kaasa hulgaksid, et ja siis ma hakkasin panema videosid ja siis ma käisin üritustel ja panin videosid ülesse ja mu Anne Veski video, kus tal, mitte Anne ei saanud ise nii palju laike, vaid see tausta naine Liisi tegi siis mingisuguseid liigutusi ja see on mul saanud veerand miljonit vaatamist, 10 000 laike ja ma olin, okei, te tahate sellist sisu ka. Hakkasin üritustel käima ja vaatama ja siis keegi soovitas mulle, et kuule, aga tee laivi, sest sa oled nii äge inimene. Ja mul sõbrannad ka osad, mitte Silli ei teadnud siis TikTokist mitte midagi, aga ütles, et Anni, kuule, et seal laivides tehakse üliägedalt, et tee ka, et inimesed saavad kaasa teha, saad rääkida oma meigiasjadest ja saad seda teha kõike, mis sa oled Instagramis teinud, kus ei ole nagu, ei tule sulle lihtsalt nagu inimesi jälgima. Davai, proovin ära. Tegin siis, kõigepealt tahtsin tutvustada, kes ma olen. Esimesed laivid ma keetsin mingi oma munad 1,5 tundi ära ja need plahvatasid otse-eetris ja inimesed elasid sellele kaasa. Ja igasugust lollust sain teiste tiktokeritega siin üle Eesti tuttavaks. Nad koheselt panid mulle nagu diva alla, et jõu, et see on Anni, et seda tasub minna jälgima, vaatama. Ja eks seda juttu tuleb, nagu te siin kuulete, et see on non-stop jutt, soovitatakse minna mul raadiosse kuhugi tööle, et lihtsalt see, et sa täidad selle eetri mingisuguse kas targa, kas lõbusa või mingi jabura tekstiga ja seda inimesele meeldib vaadata ja see, kui ma käisin üritustel ja inimesed, ma sain aru seda tänulikkust, kuidas inimesed tänasid, et nad ei saa ise minna üritusele, aga nad näevad seda kohta või seda artisti, et kas pole siis rahaliselt võimalus või haiged on või on Eestist eemal, aga mina olin ja ma Õllesummeril sain oma esimesed 1000 vaatajat korraga, kui ma hüppasin alla, tegin benji hüppe, ma surin seal 3 korda, ukse oli kurgus, aga ära tegin, sest ma teadsin, et mul on vaatajad, ma ei tohi neid nii-öelda et see ja lihtsalt see, et elatakse palju rohkem kaasa ja nii toredad jälgijad on ja ma tahaks öelda, et mul on Eestis, ma tean, kes neid laive teeb ja ma võin öelda, et mul on Eestis kõige toredamad jälgijad siin chatis, nagu te näete, kõik elavad kaasa, siin täpitakse, praegu on 108 kuulajat, sest kes nii varakult, kõik tahavad ikka öisel ajal vaadata, et öisel ajal on sadades neid rohkem, aga praegu jah, et see on nii tore ja ma olen saanud koostööpartnereid ja igasuguseid, kliendid tulevad siit, et nagu ma ütlengi, et 2 osa on sellel, et elutsüklil, sellel TikToki elutsüklil, see, kus ma veel ei teinud neid laive, tegin videosid ja vaatasin, et too läheb päris hästi ja siis see julguse samm, et kõik ütlesid, et kuule, tee laivi ja polegi nii hirmus. Selline ma olen. Järgmise episoodi teeme siis öösse või? Jaa, laiv, miks mitte? Ja loeme öösel need kirjad ette. Te ei kujuta ette, kuidas siin öisel ajal oleks nagu meeletult palju inimesi ja muidugi ei saa ka märkimata jätta mu kõige suurem asi, mis TikTokis ma sain ära teha, et teate küll, et TikTokis saab, uudistes on läbi käinud, et joodikutele, narkomaanidele annetatakse rahasid või väga palju rahasid. Ja ma siis mõtlesin natukene selle peale mingil hetkel, et muidugi tuleb teha mingi heategevuskampaania ka, aga see, mis mulle eelmine aasta juhtus, see tuli ootamatult, see tuli tänu sellele, et tõesti on toredad inimesed jälgimas, vaatamas TikTokis ja heategevusprojekt. Mina tahtsin 5 poisile viia Tallinna lastekodus Pähklimajale kommikotid jõuludeks, et teate, tehakse heategevust, et tahan seda. Ja tahtsin sellega ka nagu öelda, et kui teie tahate midagi head teha, et tehke ka midagi nagu head. Aga ma ei tulnud selle peale, et minu kontole hakati massiivselt raha kandma. Esimese tunni aja jooksul ma sain 1000 eurot. Inimesed ja kulm kerkis, ma nägin küll, see kulm kerkis.
et see tuli ja see hittis mind nii südamepõhjani, et see oli nii tänulikkus ja lõpuks kokku me kogusime 6000 eurot ja ma käisin 11 päeva siis tegelesin selle projektiga, et natuke siis rääkisin, et jõu, kuulge, kui tahate minuga kaasa tulla ja rääkisin Tallinna lastekodu juhataja Meelis Kukega ka, et kuule, et selline asi on ja niimoodi teeme ja et see ei ole lihtsalt raha, mis ma annetasin, vaid ma palusin kõikide laste südamesoovid, et lihtsalt ei ole raha, et see, alati ei tea, kuhu see raha läheb, me võime ju loota ja lihtsalt ma tean, et annetajatel on see, et nad tahavad näha, kui nad saadavad selle raha, mis selle raha eest tehakse. Ja mina tegingi seda, et ma näitasin täpselt nendele toredatele annetajatele, sponsoritele, kes tegi patju, kes saatis mis iganes veel, nagu mul tuli selline jõud taha, et ma lihtsalt oma jõulud ma veetsin, ma andsin enne jõule täpselt need pakid üle, 55 pakki pluss veel töötajatele. Me pidime kaubiku rentima, toredad inimesed tulid mulle appi, rentisid kaubikud, asjad ja minu jõulud eelmine aasta veetsin niimoodi, et ma olin 3 päeva teki all, ma olin haige, ma nutsin, aga ma tundsin, et süda on soojust täis ja seda ei saa osta. Seda tunnet ei saa osta, mida TikTok on mulle pakkunud, nii et see inimeste jõud kokku see inimeste on jõud mega. ja vot, et mina sain seda tunda ja ma olen siiamaani väga tänulik ja ma tahan tõesti kõik, kes panid, kas tulid rahaliselt appi, kes tulid nõuandega, kes sõitsid, tegid, veetsid aega, see jääb mulle igavesti, see jääb mulle elu lõpuni meelde. Mis järgmine aasta? Juba See küsiti aasta. ja et mis järgmine aasta, see aasta, kuna ma põlesin sellega tohutult läbi, sest ainult mina olingi see nii-öelda see inimene, kes teadis kõiki seda infot ja kelle käes rahad olid, siis nüüd võib-olla, ma ei taha midagi välja öelda, lihtsalt see on raske, kindlasti tahan midagi head teha ja niimoodi, aga kas nii suurelt või siis kas üksinda, seal on kõik küsimärgid, et muidugi selliseid asju tuleks juba hakata mingi rääkima, aga tegelikult kas me jaanipäeval mõtleme jõuludest, ei, me mõtleme, et üritusi on palju, raha on vähe, me hakkame alles siis mõtlema, kui on see jõuluaeg, kui lumi on maas, Michael Bublé laulab sul ja sööd piparkooki, et jah, tegelikult võiks lastele annetada, praegu keegi ei mõtle ja sellepärast ongi see, et annetusi võiks teha aastaringselt, kellel on võimalik, mitte ainult siis, kui jõuludaeg on, sest tegelikult jõuludaeg on nendel üle suur koormus, lapsed saavad liiga palju asju ja mõtlevad, et aga miks nad ei saa maikuus või miks nad ei saa juulikuus, et miks nagu on, et seal tulebki see, et kui nagu natukene anda iga kuu, siis lapsed oleksid tegelikult rõõmsamad kui see, et sa annad suure portsu ja nüüd korraga. on just, nii see on laste maailmas, nii on. See on sulle aastaks. Jah, just täpselt. Ja, aga samas, et sa täitsid nende südamesoovid, ma arvan, neil jääb tegelikult ka see ikka päris pikalt meelde, sest lastekodulastele selline üllatus. Siin kusjuures võib praegu kuulata, kuna ma ütlen veel kord TikToki live hetkel käib, et siin chatis võib olla ka lastekodu töötajad, siin võivad olla need samad lapsed, tervitan siin kohal, tšauki, nunnud. Ja siin võib olla ka nende emad, kes tegelikult on lastest ilma jäänud mingitel põhjustel ja mulle kirjutas 6 ema, kelle last ma siis käisin neid kingitusi viimas, et ma sain teada põhjused ja et nad on südamest tänulikud, et ma sain nende lastele teha midagi sellist, mis nad on terve elu soovinud või niimoodi, et nagu see on ka hea, et sa saad olla nagu see inimene, kes võtab asjad kokku, et tal on see jõud ja nagu inimesed, nii et super. No ja siit saate aru, miks see läbipõlemine ka sellisel hetkel tuleb, et oled sina üksinda, sind küll aidatakse, aga sina oled see, kellele kõik need emotsioonid ja asjad peale laetakse, et sa pead ise sellega hakkama saama, nagu selles osas ei saa siin mitte keegi aidata. Ei, seda ei saa, et täpselt ma ööbisin oma salongis, ma olin nii jõuetu, et ma ei jõudnud enam kojugi minna, nii et ma magasin need kinkekotid mul, no terve pere oli abiks, mu lähedased sõbrantsid olid abiks, lihtsalt nad said teada, et mind ei ole, et ma tegelen sellega, et ära küsi, kus ma olen, ma tegelen selle projektiga, aga öö ennem
ma ei tea, kui palju ma olen sellest rääkinud, aga öö ennem ma mõtlesin, et ma pean omale EMO kutsuma, sest mu südames olid sellised valud, et ma ei saanud ei ühtepidi olla ega teistpidi olla ja ma ei maganud ja ma mõtlesin tõesti, et appi, et see on küll tore kingitus, et ema teeb hommikul salongi ukse lahti, kõik mingisugune, meil oli 300 kingikotti, sest ei mahtunud ühte kotti ära ja siis mina seal sussid püsti, sellepärast, et mu süda ütles ülesse. Nii et vot seda olukorda enam ei taha, et nii palju on õlul, et sul süda ütleb ülesse. Vahepeal ütlen siin, et tulge vaatama Iluvarjus Instagrami kontot. Seal on põnevad asjad ja täna, kui te kui te vaid teaksite, mis ma panen loosi mängu, nii et olge siin veel, kuulake veel edasi. Aga siin sa juba vastasid enam-vähem, et milline sisu su jälgijad. Ühe vastusega vastasid terve ploki ära, et siin oli just, et milline sisu meeldib su jälgijatele, siis on, et kas on mõni video, mis on ootamatult viraalselt, no siin oli juba ära, on ju. Ja praegu ma võin öelda, et see Anne Viskasi oli üliäge ja nii ootamatul kohal, aga nüüd ma käisin Retrofestil, seal sai ka ennast Krimmiga välja elada. Inimesed vaatasid, kuidas ma siis festivali meiki teen ja inimestele, mis sisu neile meeldib. Kui ma teen ikka natukene lollust ka, nagu sõime siin oksekolle ja neid komme. Ma juba panin 2 asja. Me sõime okset ja ninakolle ja haisvaid sokke, aga need olid kõik kommides ja samal ajal tegin meiki ka omale, et inimestele meeldib, kui mingi, näed, koheselt on Silli ka enne, ma vaatasin nii tore, eks ju, ja nii rõve ja et natukene seda ilu ja rõvedust meeldib vaadata inimestele, et see on see ja sai väga viraalseks praegu, peaaegu 100 000 vaatamist on ühel mehel, keda ma lihtsalt filmisin, vaatasin, et kurat. Stringidega või? Ei, see teine. See, kes oli võrksärgiga ja niimoodi ja panin selle üles, vaatasin, et issand, inimene on nii äge, teeb nagu catwalki naisega koos ja vot nägite seda, vot see on nii viraalne, et ja kõige kurvem on see, et mul on juba nii paks nahk, et ma ei solvu ja niimoodi, et ma tean, et ma ei tee nagu inimestele näitamiseks, et näed, vaata, kui rõve ta on või vaata, mis ta on või vaata, kui paks ta on või vaata, mis tal seal on. Ma teen seda sellepärast, et näidata, et nii äge ja nii tore ja vahepeal lollusega, aga ma sain hullult palju kriitikat, et kedagi võõrast filmin, panen üles ja huvitav on see, et viimasel ajal ma olen näinud, et inimesed solvuvad kellegi teise eest. Nagu ütlevad, et appi, aga kui ta oleks tulnud armukesega või appi, kas see on nüüd nagu keegi teine või niimoodi, et Anni, mõtle ise, mis tunne sul on, kui keegi sind filmib. Ma lähen avalikku ruumi ja ma tean, et igal pool võib keegi filmida, panna üles. Seal peol Retrofestil on kaameramehed, kes filmivad kogu üritust põhimõtteliselt üles. Sa võid olla TV3-s järgmistes uudistes seal käpuli maas ja ma ei tea, libastusid ja sellest on tehtud pildi ja terve Eesti naerab. Et tuli välja see, et sellel inimesel oli sünnipäev. Mu esimene mõte oli see, et ma järgmine päev otsin ta ülesse. Leidsin ta üles, ta naine ütles, et ülikõva, lapsed ütlesid, see on minu paps ja mul on nagu kuradi kahju, et mul siukest papsi pole, et nii äge ja et kõik need, kes ütlesid kuidagi halvasti või niimoodi, ma olen nagu nende inimeste peale, et tegelege millegiga, et ei ole vaja teiste ees solvuda, et vot sellist asja inimestele meeldib ka vaadata tegelikult. Ja sellisesse kohta sa lähed ja paned endale selle kostüümi selga selleks, et sa ilmselt eristud massist, et siis lähedki karakterist välja vaata. Pigem lähedki ju näitama seda kostüümi. Ja. Nii, aga milline näeb välja Anni tavaline tööpäev? Tavaline tööpäev? Oi. Annil ei ole tavalisi tööpäev. Need on kõik väga erilised, hulluvajad, tavaline tööpäev. Võib-olla on lõpetamistel, et tuled tööle, tead, et mitu klienti on, kõik tahavad mingi ilusad olla ja niimoodi. Mul ei ole tõesti, tegelikult mul ei ole ühtegi tavalist tööpäeva. Alati midagi juhtub, kliendid on erilised, klientidel alati midagi juhtub, pruudid on elevust täis, vahest käivad oksendamas, vahepeal on mingi, lihtsalt minu juurde tullakse ju tegelikult mingil tähtsal sündmusel või mingi peol või nagu pildistamine. Inimesed on närvis, kui nad tulevad minu juurde. Ja
ja mina pean rahustama ja et ongi, et ma tunnen, et nagu mul on teine töökoht on psühholoogia, tead, kas rahustad või ütled, et jaa, kõik on ilus, see on maailma ilusam. Sorry, kui ma kõigile ütlen, et olete maailma ilusamad missid praegu on meil Singapuris, nii et minu tehtud lained ja lokid, mida ma tegin 5,5 tundi, on praegu Singapuris, nii et elame kaasa meie Eesti missidele minu soengutega. Ma tegin need juba mingi 2 õhtut tagasi ja nad lähevad lavale laupäeval minu soenguga. Tuletan meelde, et täna on esmaspäev. Nad lähevad laupäeval. Nii et, aga ma ütlen et see teie küsimusel mul ei ole. Ma võin rääkida, et kõik päevad on nii erilised, midagi juhtub, mingid toredad, et jah, siuke ja ma teen ka filme, nii et tavaline tööpäev filmide peal, see on, ma ei ole ammu saanud tavalist tööpäeva. Võib-olla siis, kui ametiportreesid käid tegemas, mida ma käisin ka paar aastat tagasi, oli viimast korda niimoodi, et võtadki 15 minutit, teed inimest, kontori töötajad läheb pildi peale siuksed, need päevajumestused, mida mul ei meeldi teha, aga raha toob päris palju sisse. Nii et neid peab ka tegema. Nii et tavapärane töö on, kui ma teen neid ametiportree jumestusi. Aga kas sul on olnud mõni eriti meeldejav klient, mingi psühho või niimoodi? On. Tervitan neid ka. Loodan, et olete paremas kohas elus. Et eks ole ikka, me teame Eesti inimesed, me oleme täpselt sellised, et satub erinevatest, ütleme niimoodi, et kes on tulnud pohmas, kes purjus, kes ei on ikka olnud. Aga mis seal teha, et olen isegi vahepeal olnud väga, ma ei tea, kas ebastabiilses olukorras, aga igatahes, kui keegi peres on ära surnud, siis ma ei lähe. Ma ei võta töölt pausi või niimoodi, et olen ka olnud tugevas leinas või peale lahkuminekuid ja lihtsalt hakanud nutma, nii et võib-olla klient vaatab, et püha jumal, et mis nüüd toimub. Aga kuna kõik kliendid on ka natukene arusaajad, siis ongi, et ma nutan, aga samal ajal teen lainerit, et tiis, nad tahavad nii väga tulla mu juurde, et tulge siis. Sa võid alati nutma hakata, siis vabandust, sa oled nii ilus täna. Ja sa oled nii ilus ja naised nutavad ka sellepärast, mul ongi nutusalong, ütlen niimoodi, et alati ütlen, et see on okei, kui nutad, et nuta siin ära, mitte pärast kodus, pärast siin ma saan siin kokku klopsida. Aga näiteks naised, kellele ma teen esimest korda neid volüümlaineid või glamuuri soenguid ja kui ma teen ju seal nende selja taga, nad ei näe, mida ma teen. Ja kui ma tõstan need juuksed neile ette, ma olen näinud vähemalt 20 nutmist ja nagu seda hullu nutmist ka, et üks on nagu mingi okei, natuke pisarad tuleb, aga nagu naistel see juuste teemas on nendele kuidagi väga see, et kellel ei ole nii palju juukseid ja kui ma panen juuksepikendused ja tihedused ja kõik see, et kuidas saada seda volüümi ja nad tunnevad siis tõesti, ma näen, kuidas naine hakkab ennast nagu läbi selle peegli armastama, et talle meeldib see, mida ta näeb ja kui, ega me keegi ei ole siin tegelikult praegu lillekesed, et vaatame peeglisse, alati võiks paremini olla midagi, aga see hetk, kui sa ütled, et sellest ilusam enam ei saa olla, see on nagu, vot seda ma tahangi pakkuda, et kui naised tulevad, tahavad seda teenust saada, et nad leiavad selle enesearmastuse või okei, ma teen soenguid ja meil on meigid ja kõike seda, et ennast tuleks ilma meigita, ilma soenguta ka armastada, aga te saate aru sellest, et see ilu on, et siin on praegu laivis inimesed ka ütlevad, et nad nutavad, et nii ilus on, sest ma ütlen, et TikTokist on praegu tulnud 90% mu viimase aasta kliendid. Nagu lihtsalt, et tervitan oma kliente ka. Ja ripsmetes ma olen ka näinud paar korda, kus inimesel ei ole ennem ripsmeid olnud. Sa paned need ja siis annad selle peegli kätte ja siis tulevad pisarad, siis on küll niimoodi. Ja see on nagu, et see on emotsioon ja see on nagu, kui inimene lihtsalt ei ütle sulle, vau, ma näen hea välja või nii, et pisarad on ja nagu, see on suurem ja et hakake nutma kõik ripsmete juures ja juuksurite juures, et see on nii ilus, see on nii ilus. Aga kuidas sa suhtud konkurentsi selles valdkonnas, ehk siis meigi teemal?
elan kaasa, täiega elan kaasa. Suur aplaus meie Eestis, kes on kõrget taset ja teevad teatris, teles, kes on oma salongid saavutanud, kes teevad masterklasse, kes ise toovad oma tooteid nagu tehke edasi, olgegi kõige paremad. Nii et mina soovitan küll, kui mina aega ei saa võtta, ma soovitan oma teisi toredaid kolleege, et minus puudub natukene see vist, et nagu kade olen ainult siis, kui keegi teeb, kurat, nii hea mõte, miks ma ise selle peale ei tulnud, aga mitte seda, et nüüd nagu kellegist teisest parem olla või nagu kõigil on omad käekirjad, omad kliendid. Meil on Eestis siin palju naisi ja palju mehi, kes tahavad ilusad olla, palju sündmusi, et jätkub neid kliente küll, et konkurents super, väga, mul on hea meel, et meil on Eestis väga palju andekaid ilutegijaid. Nii küünte valdkonnas, ripsmete valdkonnas, juuste valdkonnas, et tõesti hea meel. Ma olen ka seda meelt, et tegelikult ei ole. Me siin ka, kui me mõlemad teeme ripsmeid, siis ma ei ütle, et sa oled minu konkurent. Nagu igal ühel ongi oma klientuur, omad inimesed, jah, täpselt, ja need inimesed, kelle jaoks sina oled loodud, leiavadki oma tee sinu juurde ja nad jäävad siia. Siinkohal ma ütlen, et teil on ka natukene teistpidi. Me vist Silliga just rääkisime üks päev seda, et jumestusteenusele sa ei satu nii tihti, kui sa satud küüntesse ja ripsmetesse. Mina toon sulle ikkagi iga kuu selles mõttes sisse, et tulen küüntesse ja tulen ripsmetesse. Aga kas sina tuled iga kuu minu juurde? Ei tule muidugi. Ma ei käi, aga mul ei ole niisuguseid elusündmusi iga. Et palju raskem on selles mõttes leida seda lojaalset klienti jumestuskunstikuna. Just. Aga samas, kui sa leiad, on ju selle, kes sulle tõesti meeldib, tunnedki, et sa oled kõige ilusam nagu ever on ju. Et sa lähed tagasi. Ja praegu on see ka, et inimestel on ikkagi vähem raha, maksud tõusevad, automaksud, kõik asjad, et see on mõjutatav, et kas sa loobud ripsmetest või sa loobud sellest, et sa lähed jumestaja juurde mingi ühe sündmuse peal. Ei, sa klopsid ise. Oleneb sündmusest. Sul ma ei lähe ikka ise niimoodi. Ikka, no vot, see on, kui mina läksin, mina läheksin. Ma teeksin ise oma näo, aga Silli juurde ise, no täna panin ise omale ripsmet, sellepärast, et mul on siin põnev projekt tulekul, nii et ma loobun praegu oma ripsmetest, kunstripsmetest ja panin siis kiiruga 2 minutiga Glacier ripsmed, nii et super head asjad, Silli, aitäh sulle. Palun. Kas Eestis on meegikunstnikul võimalik ära elada ainult loomingulisest tööst? Hea küsimus, nagu kas ma sain õigesti aru, et nagu minu töö ongi loominguline töö. Aga nagu ainult meigiga. Jah, ainult meigiga. Et ma teeksin... Filmi ei tee ja kõike muud ei tee, teedki ainult meiki. Nagu endale promo ei tee, jah? Promo võid ju teha. TikTokis ma teengi promo, TikTok mulle niimoodi sisse ei too, et see ei ole minu teenimiskanal, see on minu promokanal, kus ma promon erinevaid sündmusi iseennast kõige rohkem, et tulge minu juurde ja et näidata oma oskusi seal, et kui kõik muu ära jätta, filmid ka ära jätta, filmist on ju ka meik, aga no okei. No sellest ikkagi tuleb Krimmi alla rohkem küll. No, et ainult jumestus. Jah, kui ma teeksin rohkem promo omale, et ma teen ainult, jah, elab kindlasti ära, et lihtsalt sa pead ise olema väga virk igal pool kirjutama, pakkuma oma vabu aegu, kasutama Facebookis seda gruppi, seal hullumeelselt paugutama oma pilte, oma vabu aegu ja sa pead olema kogu aeg seal pildis, kus inimesed oskavad otsida ja nad oskavad otsida seal Facebooki grupis. Mina ei ole vist aasta aega sinna postitanud, sellepärast, et mul on töid, teised asjad, kõik tulevad peale, nii et aga ma ütlen muidugi jumestajaga, kui sa oled eriti hea jumestaja, paistad silma hea käekirjaga, muidugi elad ära. Lihtsalt promo ennast selle just, et sa teed ainult meike. Aga millised on su unistused või eesmärgid tulevikuks? Et on see, ma ei tea, oma bränd, koostööd, rahvusvaheline mingi läbilöö? Ma pean rääkima unistustest, mis mul on juba ka saavutatud. Mu eluunistus oli teatris teha tööd. Ma sain teatris teha tööd. Ma sain aru, et see ei ole midagi, mida ma tahaksin terve elu teha teatris. On kindlad kellaajad, kindlad summad.
väiksed summad, palju tööd. Seda ma tundsin, et see ei ole päris mina. Siis mu teine eluunistus oli teha oma ilusalong. Ma tegin seda samal ajal, kui ma käisin ka koolis emaga. Koos tegime siis ilusalongi Tartu maanteele 53 oli vist see aadress, väike ilutuba, et see oli päriselt minu oma, kedagi ei olnud. Ja nüüd tegime siin 4 aastat tagasi emaga koos Glam Studio. Nimigi ütleb, et seal saab glammi, see on Tallinnas kesklinnas selline mõnus kelder, kus olen võtnud vastu Eesti kõige kuulsamad inimesed, selline hea oma pesa ja ma tahtsingi, et ma saan kõiki oma kliente võtta vastu sellises kohas, kus nad saavad koduselt, hubaselt, et kui neil on mingi mure, nad räägivad sellest, et saaks riideid vahetada, et vahest on see, et kui sa oled kuskil ilusalongis, kus sul on 10 juuksurit ja mingid muud, sa ei hakka seal panema omal, ei võta ihualasti, ei hakka tegema mingisugust sellist asja, et mina tahtsin ja kuna ma olen ka fitness modellidega koos töötanud, siis mul pidi olema ruum, kus inimene saabki võtta paljaks, krimm peale panna ja ta saab kuivada. Et ma tahtsin pakkuda inimesele sellist kohta, kus ta saab nagu tõesti ihualast ja tal on mugav minuga. Ja just privaatsus. Et see oli mu üks iluunistusi, et ma saan naisi võtta, mehi võtta niimoodi, et nad ja paljaks, järgmine šelefoki paljaks. Aga nüüd, mis veel oleks eluunistus, et mida edasi, kindlasti oma pere, et majad saaksid ilusti valmis, et Eestis ilm oleks ilus ja et saaks olla natukene rahulikum või rahul. Nagu ma ei ole päris pikalt olnud rahul millegiga, et alati on midagi vaja teha, kuhugi minna, kui kui ma saaksin minna magama niimoodi, et ma päriselt olen teinud päevas kõik need asjad ära, mis ma nagu peaks tegema, aga ei. Ja muidugi nüüd on järgmine eluunistus, teha autokooli load, kuhu ma jälle nüüd läksin sisse autokooli, siis mul on praegu teooria, et mina, kes ma ei tee paremal vasakul vahet, tulen autorooli, nüüd hoidke all. Ei jõua ära oodata. Mul mees ütles, et ta paneb 10 vahtra seda värki, et siis on ekstra careful minuga. Anna teada, kui sõitma lähed. Ja anna teada. Ja ma kujutan ette, et neid nalju hakkab tulema, et 35 aastane. TikTokis näeme. Et aga tuleb ära teha, eks ma kardan. Seda ma praegu väga kardan, et millal see esimene tund on ja niimoodi. Ma näen, et te olete leidnud mu TikToki all ka kommentaariumis need küsimused, jah? Ja tulevadki. Need tulevadki. Üks on eriti pikk. Ja üks koosneb mitmest küsimusest. Nad on mul targad, tahavad teada. Keskendun. Küsin ühe küsimuse ära ja siis võtame järgmise. Kuidas sa defineerid sõna ilu? Kuidas ma defineerin sõna ilu? Ilu inimestes on see, kui inimene teeb seda, mida ta armastab. Ta silmad naeratavad, ta suunurgad on ülespoole. Minu meelest ilusad inimesed on need, kes teevad seda tõesti, mida nad armastavad. Aga kui me hakkame nüüd rääkima kosmeetika mõttes ilust või niimoodi, siis mulle tegelikult ka meeldib, mida vähem, seda parem, eks ju, et naturaalselt ilus olla, kellele siis ei meeldiks ka meiki teha, ilma et sul oleksid kortsud, nii et mulle meeldib tegelikult teha noori naisi, seal ei ole midagi väga peita, natukene panna ja oi kui ilus. Aga vanemates ma näengi seda ilu, et elurõõmu, et tulevad oma kortsukestega või armikestega, mis minu meelest on nii ilusad, kui kellelgi midagi on, et sageli on mingi autoõnnetus või koer ammustas näkku, et sa ei tohi öelda, et see on nii äge. Minu jaoks on, et inimene on elanud või inimesel on mingi asi, millest ta avab ennast ja minu meelest on väga tore nagu ilus vaadata, kui inimene on rahul. Inimene ei torise, inimene ei vingu, inimene ei solvu, vaid ta ongi elurõõmus ja teeb nalja palju. Et võtab huumoriga, et kui mingi asi läheb ka persse, siis tunnistab ja minu meelest ilus on vaadata, kui inimesed vabandavad. Kui nad saavad aru, et oi kurat, olin natukene pahatahtlik või niimoodi või kui sa nagu väga ilus on vabandada või jah, igatahes ilus on vaadata seda, kuulata. Kuidas see ilu on siis ajas muutunud? 2000 versus praegune oranžid jumestuskreemid ja kõik need, et ilu on
ajas muutunud nii palju, kuna asju on saadaval palju rohkem. Ma nägin praegu aknast, kuna ma vaatan aknast välja, ma nägin väga kuulsat teist TikTokerit, mõtlen, et mis teil on siin TikTokerit, ma ei hakka praegu ütlema, keda ma nägin, aga Koplis ta on. Siin on segavad faktorid, ma väga vabandan. Aga kuidas siis need iluasjad, et need tooted, mis tulevad, nüüd kõik vaatavad, mis seal toimub vahepeal. Oi, kui te vaid näeksite, kas on minna akna peale ja... See on mingi naisterahvaga. Ja, oi kui nunnud ja. Okei, nii, see sai vaadatud nüüd, väga põnev. Aga et need tooted, mis siis praegusel hetkel on saadaval versus see, mis oli võib-olla 25 aastat tagasi saadaval ja mis nende toodetega sai teha, et kui ei olnud veel nii-öelda seda interneti keskkonda või neid tutoriale või asju, et inimesed ise pidid mõtlema, vaatama ajalehest, et kuidas on tehtud ja siis järgi tegema, aga praegu ma ütlen, et tavaline naine oskab palju rohkem praegu teha jumestust kui 90-ndatel, et inimestel on ikkagi infot, noori huvitab see, lapsi huvitab see, nad vaatavad, et meil ongi YouTube'i kanal, meil on Instagrami kanal, meil on nagu rohkem vahendeid ja rohkem informatsiooni, et sellepärast see ongi muutunud. Kas tunned, et meik on rohkem eneseväljendus, kunst või enesekindluse tööriist? Jumestus saab kuritarvitada ja jumestus saab kasutada ka maskina, kui olgem ausad, kui me ei tunne ennast hästi, siis mis meid päästab? Teeme näod pähe, oleme natukenegi, et me siin kõik praegu noogutame, kahjuks teie ei näe, aga kõik me siin naised praegu noogutame. Kui on ikkagi sitt tunne, paned omale natukene teed kontuuri, kui oled juurde võtnud, siis see kontuur teeb eriti ilusaks kohe oled. Et teeme näost väiksemaks ja silmad suuremaks ja värvime ripsmed ära, kas või need 3 karva, see annab palju juurde, musid suuremaks ja nii, et see annab seda, kuidas ma ütlengi, vahest see on halva tuju peletaja, vahest see on vajalik, kui sa lähed fotograafi juurde, siis fotograafid peaksid nõudma, et sul oleks ikkagi, kui see ei ole nagu mingi, et tõesti, et bare face, et ainult puhas nägu ja mingi shoot'id, aga muidu tavaline fotosess nõuab meiki, et sa näeksid seal pildi peal hea välja, et kuna tugevad välgud on või niimoodi, et siis on nagu vajalik. Et siin, et ma ütlengi, et naised, ärme tee reegleid, et me peame kasutama seda maskina või niimoodi. Mõtleme, et see on nagu tore vahend, millega me saame elu läbi elada, et kes siis natukene rohkem, kes siis vähem oleneb, kes kus käib. Et kui sa oled maal, tegeled ainult kartulitega, siis tõesti need kartulid ei hooli, kas sul on meik või ei ole ja kui sul endal toas peegleid ei ole, siis sa ei näegi oma nägu, aga mina ütlen, et igapäevaselt te võib-olla üllatate, aga mul täna ei ole meiki. Vau, eks ju. Et mul ei ole siin teised neiud on küll ikkagi meigitud ilusti kas 5 minuti või 15 minutiga, aga minule meeldib käia tegelikult puhta näoga. Selles mõttes, et ma ei näe vajadust, et kui ma lähen kuhugi, et siis mul peaks meik olema. Ei, ripsmed panin küll, et siin ripsmetehnikute juures oma 3 nädalat hooldusaega, et nagu piinlik oleks, kui mul üks vaatab elva, teine põlva, eks ju. Et panin austusest teie vastu omale ripsmed, et teil oleks hea mulle otsa vaadata. Ja meie austusest sinu vastu natukene panime värvi peale. Selge, no vaata, austame teine teist. Nii, aga siis sellest plokist viimane küsimus siin on, mis sa arvad filtritest ja meigitrendidest sotsiaalmeedias? Väga tore ju. Väga tore, kui saad filtriga ennast kelleks iganes teha. Kahju on see, et seda filtrit sa ei saa õue võtta, sa ei saa poodi võtta, sa ei saa nagu võtta oma ööklubisse, et saada mehi selle filtriga, nagu, et see on see reaalsus. Sa ei saa minna spaasse niimoodi, et kui sul on pildid tehtud kõik mega peenikesena ja pandud 1000 filtrit näkku ja siis lähed mehega esimesele teidile kuskile spaasse. Siis see on see real life. Et eks ma filtritest, mina
TikTokis filtreid ei kasuta, kõik näete mu kortspooriauke, ma tahangi sellega öelda, et see on normaalne, et me vaatame teineteisele silma ja see on tore tegelikult. Meie oleme ise kõige hullemad kriitikud oma näoga, et kus meil on punnid, kus meil karvad ei kasva või kus meil karvad kasvavad, et nagu meie ise oleme need kriitikud, et sellepärast kasutataksegi filtreid, aga mina ütlen, et vahest võiks olla filtri vaba, et õpime rohkem seda nägema, mis on päris. Aga noh, AI on meil järgmine, kuhu edasi, ma ei tea, võib-olla me saamegi panna omale ekraanid näo ette, kui me kuskil poes käime ja kõik näevad meid ainult läbi ekraani ja ekraanist ma näen välja nagu 21 näiteks. Nõus sellega, jah. Aga siis üks niisugune eluline küsimus, kuidas vesistest silmadest lahti saaks, kas vaseliin silmanurka päriselt aitab? Ma nägin eile, kui seda küsimust kirjutati sinna, siis ma olin nagu mingi, millest ma olen ilma jäänud? Kas ma peaks seda järgi proovima? Et alati, kui keegi küsib siukseid küsimusi, siis ma mõtlen, et oot, kas see on mingisugune parim häkk maailmas, aga siis ma mõtlen, et vaseliini silma juurde, no väga ei tahaks niimoodi panna, et ma võiksin vastata, kuidas vesistest silmadest lahti saada. Tuleks teada põhjust, miks nad vesiseks lähevad. Kas on mingi allergiline reaktsioon, kas sul on silmad lihtsalt ülitundlikud või nagu tehakse liiga kõvasti midagi, või siis nagu silmale liiga sisse, et silm ei talu seda. Et vesistest silmadest, kui sa teed meiki ja oled jumestaja või niimoodi, siis minul on küll tegelikult üks trikk. Ma võtan vatitiku ja ma surun selle pisari kanali ja silma, siis võtab kõik ära. Ei, et ma ei hakka seda pisarat taga otsima, vaid ma panen kinni korraks selle pisara kanali koha siia, vajutan pikalt peale nina poolt siis silma sisenurka ja hoian seal natukene ja lasen ära. Ja teine asi on see ka, et kui sul kipub ikkagi jumestaja juures silm märjaks, siis anna talle teada, vahest jumestaja ei märka või ei tunne. Las ta teeb natuke midagi muud, las kindlasti on kaela alt vaja hajutada või mingi huuli vaja natuke täiustada, et nagu midagi teist asja, et sul silm saaks rahu. Või siis ongi tõesti nii allergiline oled, et ei saa silmameiki kanda. Seda vaseliini trikki siis proovin ära ja eks ma annan teada, aga tegelikult ma ise kui jumestajana teades, mis vaseliinis on ja niimoodi, seda küll nagu, ma ei tea, terve silma teed kokku sellega või silmamuna peale paned või silmanurka, ma ei soovitaks vist. Aga ma proovin järgi. Ja see teed niisuguse ääre vaata, siis ei voola üle. Jaa, selline barjäär, et hoiad kinni ja pea kuklasse. Kunagi mul soovitati ka, et kui silmad hakkavad liialt vesistama, kas hoiad nina kinni, see trikk, see oled kuulnud, eks ju. Või teine asi, paned pea kuklasse. Nagu niimoodi ka, aga noh, mul ei ole. Paneb pea alles, tilgub maha. Ja oi seda ja kohe trops niimoodi. Või kui on tõesti väga tundlikud silmad, siis apteegis müüakse ka silmatilkasid, et kui sa tead, et sa oled vesistaja või allergiline, niisuta ennem silmad ära, sellepärast, et võib-olla sul satub see kuiv puudritolm silma või niimoodi, et siis su silma eks harjunud sellega, et on niisutatud, sest silm hakkab vesistama sellepärast, et ta tahab kas kaitsta või niisutada silma, et ju siis seal on nagu midagi sellist ka, nii et võimalusi on oi, kui palju aitäh selle küsimuse eest. No siis kõik need, kuidas jõudsid jumestusmaailma, sellest juba rääkisime pikalt, aga millised on 3 enim alahinnatud jumestustoodet, mida igaüks võiks proovida? 3 alahinnatud jumestustoodet. Must silmapliiats. See on üks asi, mis ma ütlen, et see annab sulle silmameigis, annab intensiivsuse, kasutad õigesti, kinnitad ära. See on nagu üks asi, mida ma näen, et kui tahetakse teha seda õhtumeiki või niimoodi, et miks meik sulab ära või meiki pole näha või et teen küll nende värvidega, aga midagi pole paista ja hajutan ära must silmapliiats. Tule minu juurde koolitusele, õpetan sind kasutama seda. Teine toode alahinnatud. Ma võiksin öelda, mitte meigitoode, aga huulemaskid, näomaskid, kangasmaskid. Need ei ole alahinnatud. Tehke enne jumestust, niisutage oma
huuled ära, niisutage oma silma alt kõik ära, nagu kõik need, mis on hyaluroonhappega, tiolimaga, need on teile kasulikud, sest jumestamine ikkagi, seal on värvid sees, pigmendid, need kuivatavad, et see ei ole nagu see. Ja mis veel, võib-olla siis jumestustooted, alahinnatud, võib-olla primer, et pannaksegi kohe jumestuskreemi, peale ilma mingi päevakreemita niimoodi, et primer hoiab sul õigele nahale, õige tegumoega primer, hoiab sul jumestuse terve päeva paigal. Mind olete näinud siin vahest 2-3 päeva, kuna me testime tooteid ja primer on üks asi, mis paneb püsima, et siis saab nii kaua meiki, ega see ei ole kasulik. Aga kui vahest on vaja mingi värk, et ükskord elus on vaja kanda jumestust 3 päeva, siis õiged primerid ja siinkohal mu lemmiktoode on lauvärvi primer, mis on Nixi oma, seda ma olen kasutanud alates sellest, kui ta maksis 6,90, nüüd ta maksab mingi 12 €, nii et väga pikalt olen seda kasutanud ja sellega tõesti teie lauvärvid püsivad paigal, on erksamad, lihtsalt seda tuleb ka hästi hoolikalt panna, et natukene tuleb uurida, kuidas ja mis. Vot 3 toodet ehk siis must silmapliiats, kangasmaskid, primerid nii näole kui ka lau peale. Huulte niisutus on küll top 1 asi, nagu, mis peaks kindlasti olema. Ja, sest praegu selle päiksega, suvel on päike, mis siis kahjustab meil nahka, keegi ei pane SPF-i huule peale, kõik panevad näo peale, huuled jäävad ilma, huul on meil, tal ei ole nii palju kaitsvat nahka, veresooned on hästi üleval, nii et tegelikult SPF-iga huulepalsamid peaks olema, pean tunnistama, et hetkel mul ka ei ole. Silli, sul on? Ei. On praegu peal või? Ei ole, ma arvan, et lapse meigi kuskil leidub, aga mitte huule peal. Ma arvan, et meil on kõigil meigitooteid selliseid, mis kuskil vedeleb, aga me ei oska kasutada või me ei viitsi kasutada või meil ununeb. Samas huulepulkadel ma ei ole küll üldse näinud, et seal oleks mingisugune SPF, kui ei ole ekstra nagu mingisugune huulepulga laadne. See hügieeniline. Nüüd äri ei tee kõik. Äri ei tee, hakake panema oma Dioridesse ja Chanelidesse SPF-id ilusti sisse. Näed, Silli läks kohe uurima, millest seal SPF sees on, et siin me oleme. Väga head küsimused. Nii, aga mis on suurim viga, mida inimesed igapäeva meigis teevad? Igapäeva meigis, kui tõesti iga päev teevad suur viga. Võib-olla tõesti, et see nahapuhastus, et inimesed, kes igapäevaselt kasutavad jumestust, siis nad peavad olema väga-väga kindlad, et nad võtavad ka selle jumestuse iga päeva õhtul ära. Et võib-olla kasutavad tugevaid pigmente, mis ei tule võib-olla pooriaugust, ei tule nahapinna pealt ära, siis tuletan siinkohal meelde, et isegi kui sul on hästi rasune näonahk, siis rasvpõhised puhastusvahendid, õlipõhised, rasvpõhised, kas või tavaline toiduõli võtab sul pigmendi maha, sulatab maha, et need alkoholiga ülivalt ära kuivatavad meigi eemaldustooted, ma neid ei soovita. Ma ütlen ka alati, et inimesed, kes mulle meiki tulevad, et nad saaksid pärast selle ära, et palun ärge nühkige oma nägu nende alkoholipõhiste mingisuguste toodetega, vaid pange paar tilka, sulatage lahti, pestke nagu omal näonahka alguses õliga ära ja siis eemaldage see õli koos selle puhastusjäägiga ära. Aga ma arvangi, et just, et kui sa igapäevaselt pead jumestust kasutama, siis niisutust ja puhastus sul peab olema mega hea rutiin ja ma arvan, et sageli ei ole need inimesed, kes igapäevaselt jumestust kasutavad. Nendel on see, et pikad tööpäevad saaks koju ära, natukene nühid seal peegli ees, võib-olla mees tahab süüa, lapsel on vaja koolis õppida midagi ja viimane asi, millele sa mõtled, on see, et kas ma sain nüüd kõik ripsmeduši ära, kas ma sain lõua alt eemaldatud kõik selle puudri või kontuuri ja siis hommikul sama jama, ega sa ei hakka seda näonahka puhastama. Ei, sa topid peale pätsik kokku. Et nagu ma arvan, et see on nagu üks selline asi, millega peaks siis igapäeva meigis tegelema, et puhastus. Hügieen on oluline. Ja. Millised on su nipid meigi kauakestvuse tagamiseks? Kas see on see primer? Jah, see on see primer. Primer ütleb nagu, et on esimene. Et kaua püsiv jumestus
näonaha ettevalmistus muidugi ja kinnitus, et kui sa nagu pakud seda oma näonahale altpoolt kinnitust primeriga, siis ka pärast puudertehnikaga või sa pead tundma oma tooteid, mis vajavad kinnitust peale, et puudriga kinnitamine siis hoiab sul näonaha peal kõik need rasvpõhised tooted ilusti paigal, veepõhised tooted samamoodi. Aga praegusel hetkel mina väga palju seda puudrit ei taha, sest inimesed ei taha kortse, puuder toob need kortsud välja. Nii et pigem need alusprimerid, need toimivad ja need on head sõbrad sulle. Teine asi on see, et ärge katsuge oma nägu. Ärge katsuge oma ripsmeid, ärge katsuge, kui teil on meik tehtud, siis mida vähem te oma rasvuste näppudega omale pihta lähete ja võimalikult vähe emotsionaalselt olla. Kui te üldse ei naerata, üldse ei söö, mitte midagi ei tee, siis püsib üli hästi. Põhimõtteliselt sama nagu ripsmetega, eelhooldus on oluline kinnitus. Ja ära puutu. Just, ära puutu. Ja mis sa just praegu teed? Küütega on eriti hea, kui sa tunned, et sul näos on mingi karv ja sul on paks jumestus ja siis sa võtad selle keelküünega, hakkad midagi ära võtma. Tugev, triip, vagu, küüne all on pärast jumestuskreem. Ma tegin nii delikaatselt. Ei, ma ei rääkinud sinust, ma rääkisin kõikidest meist. Vaata või sinu küüne alused. Ei, vaata, ma just oli meelde, et ma tegin, jah. Aga kui stressirohke on tegelikult töötada suurtel üritustel, näiteks moeshowdel või filmivõtetel? Palun algusest. Kui stressirohke? Stress, meeletu, eriti kui sa ei tea, mis sind ootama sees on. See eeltöö on minu jaoks nii oluline, et ma teaksin projektist. Mul on tulemas see kuu, juulikuus 2 filmi, Etude of Life, mida me teeme Eha Urpsalu ja Mart Sandriga. Ja teine, mis meil nüüd äkki tekkis, Mardil läheb väga hästi ühe mäetaguse projektiga, etendusega Roosi võti. Loodetavasti on see õige pealkiri. Edasi me teeme selle filmiks ja me teeme selle nädala vahetusega filmiks, nii et ma ei tea, mida ma pean veel seal tegema. Ma pean Triin Lelepi juuksed blondiks tegema, tema pruunidest silmadest siniseks. Ma arvan, et ma ise mängin seda rolli, sellepärast, et ta peab blond olema ja siniste silmadega. Tal on tumedad juuksed ja tal on tume silm. Nii et ma pean sellest kuidagi võluma ja tegema 60ndate stiilis soengu, nii et help, I need help, nagu parukat ei saa kasutada, sellist parukat ei ole nii kiiresti saadaval ja see peab nägema filmi silmas, nagu stress on meeletu, et need 2 projekti saaks siin. Ma vahepeal ütlen teile, et mul on ülihea küsimus siit laivirafa poolt. Siit, oi. No nii, Pekki. Natuke ikka juhtub, nagu ma küsisin Silli käest, et kas teil on vahest mingisugused asjad juhtunud. Mul kukkus Monster praegu maha, nii et ma väga vabandan, aga teile ka küsimus. Kuidas teie suhtute nendesse trendidesse, et Temust ostetakse neid ripsmeid, Shane'ist, Temust ja pakutaksegi seda, et need liimid, asjad, et kuidas sa müüte ka, Kristel, neid ripsmeid või Silli müüb, eks ju? Silli müüb, need mul on praegu peal, need mulle väga meeldivad, aga kuidas teie kui ripsmetehnikud, kuidas teie suhtute sellesse, et ostetakse Shane'ist ripsmeid ja paigaldatakse neid nende liimidega, kas siis nagu ühekordsed või siis nagu need 5 päeva omad? No eks jah. Mina arvan, et ripsmetega ei ole, koristan, et korraga tegelikult see ripsmed ei olegi mingisugune probleem, selles mõttes, et nad enamasti on sellest samast plastikust, on ju, et nad ei tekita nagu nii palju selles mõttes probleeme. Aga igasugused vedelikud ja asjad, et sa ei tea elu sees, mis seal on sees. Et kui sa tahad olla katsejänes, siis katseta, on ju, keegi ei saa öelda, et ära tee seda. Aga ma ei tea, kas ma kliendile nagu tahaks niisugust asja panna. Sest lapsed tellivad neid, kuna raha ei ole minna ripsmetegija juurde, raha ei ole võib-olla nagu neid karmasju. Ma siin vaatan vahepeal Sillid ka siin näidata. Silli käib koristamas siin Monsterit, väga tore. Et ühesõnaga, et pigem mitte soovitada ja mina ka pigem nagu mina tellin Shane'ist neid ripsmeid küll, aga ma kasutan ikka oma duoliimi. Duoliim on üks parimaid liime, mida kasutatakse minu meelest, et kui tahta nagu 1 päev või nii, aga need Sea Beauty'st võite vaadata
on niimoodi, kas liime saab ripsmetehniku käest osta? Pigem ikkagi ripsmetele suunatus poest on ju. Aga kui sina müüd vaata praegu neid, siis mina sain kaasa küll Neid jah, selles need 5-7 päevaseid ripsmed, mis neid öeldakse, Gletscher või Gletscher või kuidas iganes neid hääldatakse, siis neid saab Sea-Beauty omast. Mul on see tore mõte, et teile on mu chati poolt ülipalju küsimusi ja toredaid asju, et kui teil on neiud pärast aega, siis laivis saate vastata toredatele küsimustele. Muidu me oleme siin ja mul on väga uudishimulikud toredad inimesed siin. Mul aga äkki võtakski üks kihvt küsimus on veel, sest ma arvan, et konkurentsi me oleme ka ära rääkinud ja siis võtaks selle viimase, siis räägiks ära veel peale seda kingituste jagamise teemat ja võtaks asja kokku. Et aga see viimane ongi, et kas mõni kuulsus on sind eriliselt üllatanud, kas hea või halva poole pealt? Kuulsus? No Eesti mõistes kuulsus siis kas laulja, meediastaar või niimoodi. Kuulsused Eestis, kellega mina olen koostööd teinud, on mega toredad olnud. Väga kuidagi, nad on ka inimesed. Nad ka söövad, neil on ka kõht tühi, neil on ka vahest pahad päevad ja niimoodi. Minu vastu ei ole kunagi keegi võtteplatsi peal olnud või nagu üleolevad. Pigem on see, et nad tahavad sõbraks saada või nad tahavad ka nagu, nad tunnevad huvi minu vastu, mu ametivaldkonna vastu, et nagu ebameeldivat olukorda kuulsuste seas ei ole olnud. Tavainimesed arvavad endast vahest liiga palju, aga kuulsused, no ma olen Tommy Cashiga koostööd teinud nagu eluägedam projekt temaga, võtsime muusikaauhinna galal ära Little Tommyga parima selle ja nagu näen, kuidas artistid kõrval töötavad ja austavad oma kolleege ja näiteks ma kujutan ette, et paljud inimesed imestavad, et kuidas ma saan Mart Sandriga teha koostööd, et inimene on nagu väga nõudlik ja niimoodi, aga kui sa oled inimesega nagu sõber juba, ta parem käsi siin mingeid asju aitan teha ja niimoodi, siis õpid nagu inimese nagu, et mis on tema jaoks vajalik ära teha ja kuidas on teha, et sa juba tead, mida ta ootab. Kui ma tean kuulsustelt, mida nad ootavad ja et ma saan seda nendeni tuua ja seda teha, see on jube hästi. Aga kui sa ei tea nagu tegelikult, et kui mingi kuulsus tulebki, loodab saada mingisugust mega ilusat krimmi, aga tal on kirjutatud roll, kus ta peab vana nõid olema ja mina pean ta tegema vanaks nõiaks, siis tal võib hapunägu küll tulla ette, aga ta peab teadma nagu, et see on selline roll või et jälle mingi moori osa või keegi on taustanäitleja ja siis mul ei ole tema jaoks nii palju. Vahest on jah, et taustanäitlejad nõuavad nagu väga palju ja mul pole nende jaoks aega ja siis tuleb solvumist küll, aga ma ütlen, et kuule, et siis kui on sinu suur plaan, siis ma jällegi nagu vaatan, et kõik tahavad olla, et mina, aga ekraanil on sageli see, et ainult üks peanäitleja on suures plaanis ja siis on vaja nagu mul kogu aeg tal olla niimoodi kahe silmaga ainult teda jälgida. Et aga muidu ma ei saa kedagi välja tuua. Esiteks, pole ilus, eks ju, aga ma võin ausalt öelda, et mul ei ole kellegi kuulsusega halba kokkupuudet olnud. Okei, aga ma arvan, et me saime siit nii palju uut ja põnevat teada ja juttu jätkub kauaks. Ja sellepärast meil tekkiski hea idee, et kõik need kirjad, mis te meile meigi apsakatest saadate, siis Anni tuleb neid koos meiega ette lugema, sest tegijatel ikka juhtub. Tegijatel juhtub ja mina ka nagu palun väga, et saatke, kas siis ise olete millegiga eksinud, mingi vale asja kasutanud või mingi tuleb hoopiski teistmoodi teha mingi asjaga või olete jumestajate juures käinud ja no midagi, vahest juhtub see, et on erinevad mõtteviisid või asjad või et minu kõige suurem meigi upsakas, kui ma läksin kuhugi pulma, olin kutsutud, ma ei mäleta kuhu ja ma sain omale sellise primeri C-vitamiiniga, et paned nagu enne näkku, et siis nägu pidi glowma ja panin seda näkku ja hakkasin elu eest tegema meiki ja ülikiire oli ka ja no perse oli lihtsalt see, et pärast tuli välja, et mul tolleaegne poissõber ütles, et kuule, need on sissejoomiseks, mina kõndisin siis terve päev, et see C-vitamiini keel, mida Treidhaus annab kaasa, et seda peab sisse võtma, mitte peale määrima. Ma olen sama asja
ja see oli veel eriti naljakas selle pakendiga, mis ja mina mõtlesin ka, et kuidas nagu, et kuhu see läheb. Ja see tuleb sisse imada omal nagu suu kaudu, mitte naha kaudu. Hilja, mul oli samamoodi Hilja. See kõik ja ma mõtlesin, väga hea kleepub, jääb paremini peale, aga see jäi nii ebaühtlaselt ja see jäi nii kleepuma ja terve päev nagu ma läksin kuhugi pulma või kellegi sünnipäevale ja ma lihtsalt tundsin, et ma olen nagu Quasimodo, sellepärast et näonahas on nagu erinevad nagu mingid tükid, kihid. Nii et te peate uurima, mis on sissevõtmiseks, peale määrimiseks, kuskil august või nahast või niimoodi. Ja. Vahest võib siuke asi ka juhtuda, nagu mul oli, ma räägin kiiresti ühe loo, oli üks ülihea juuksesprei mul vannitoas, kui ma kunagi noorem olin ja oma ema juures elasin. Ja siis mingi aeg, kas ma äkki olin mingi, ma ei tea, paar kuud vist ei kasutanud seda, aga ja siis läksin uuesti jälle nagu koju tagasi ja siis käisin pesus ja siis iga kord pesen juuksed ära, lasen endale seda spreid juustesse ja kurat, juuksed on kogu aeg sellised rõvedad õlised, vaata, ma ei saanud aru, mis värk on. Ja mingi mitmeid päevi järjest niimoodi ikka nagu mõtlesin, mida pekki. Ja siis tuli välja, et mu ema valas selle sisu ära ja pani beebiõli sinna sisse ja ma lasin kogu aeg endale märgadesse juustesse õli. Nagu pole ime, et ma selline välja nägin, aga see oli väga rõve. Et ma arvan, et me peame mingi teise osa veel tegema, nii palju tore küsimusi laivist, aga räägime seda kiirelt, et kõik need toredad meigi failid, mis olete ise teinud või on siis keegi teenindaja teile teinud või kui olete võõral maal käinud, see on minu ja need on parimad. Mina tahaks väga minna kuhugi võõrale maale. Türgis mõtlesin, aga ega nendes soojades maades tegelikult ei pakuta seda iluteenust, sest kõik sulab ära, aga väga põnev oleks. Igatahes ootame teie kirju ja mingil hetkel loeme siis ette, et ise otsustate iluvarjus@gmail.com ja vaatame seal, mina paneksin oma poolt kinkekaarti, et tulge siis minu juurde jumestusse ja Sillil oli siin hea mõte ka, et see ripsmed, mis mul praegu mitte need ei saa minu küljest ära, aga komplekti lisavad väärtust. Lisab väärtust, minu vanad on kellegile uued. See oleks super, nii et... Ja lisaks meil on tegelikult veel hunnik igasuguseid sponsoreid. Studio Pomello, Lasher, kes meil veel on, Be More. Ja, Be More on ka. Oi, asju meil on kraami on rohkem kingikotid on helded, nii et ma soovitame tõesti kirjutada. Nüüd kõik lähevad oma Gmaili kirjutama. Ja, et kõik kirjad, kes eetrisse pääsevad, saavad ka kingituse, nii et ma ei tea, nagu ma hakkan ise varsti kirjutama. Mul on ka siuke tunne, et nii palju. Mul tuli paar lugu meelde. Paar lugu tuli niimoodi meelde lisaks sellele, et lisaks meigi asjale vist või soenguid ka, sest soenguid ma Eestis ka siin teen, et kui teil on mingid soenguapsakad, mitte päris juuksuri värvimise asjad, sest mul on tunne, et teil käib... Selliseid võik olla, aga lihtsalt need me loete hiljem. Sinu osad pigem läheks selle meigi teema edasi. Meigi ja mingi, ma ei tea, kui on soengu, et pandi liiga kõvasti, et ma ei tea, selles mõttes ongi, et ma juuksur pole, aga ma olen soengumeister, et siis vaadake ise. Aga mina tahan öelda, et mina võitsin ka ühe komplekti, siin kirjutasin ka oma juukseloo, nii et ma võin teile öelda, et vastab tõele, et saate kingitusi, sest mina juba ka sain elu esimese vist. No võt, nüüd saad iga päev juua meie tassist teed. Ja mul on teie tass. Ja mul oli see Be More värk oli sees, mida ma... Piima jood. Piima ja Be More. Mingid asjad olid veel seal sees. See vaht oli väga hea. Pesen ju ripsmeid. Väga. Hügeen on oluline. Hügeen on kõige alus. Sellega saab meikiga maha võtta ilusti. Mitte kahjuks minu tuge, vaid sinna tuleb ikka seda beebiõli panna, mida sa juustesse paned. No aga selge, tõmbame otsad kokku ja lepime uue osa juba varsti kokku ja teeme selle öölaivi ära. Just. Ega siin nalja ei ole. Oi, siis on äge. Aga aitäh, et kuulasite siis tänast osa. Meil oli väga põnev vestlus Anni Hallikuga, pinslid, pigment ja pisarat, muidugi naerust. Et saada siis meile oma meigi failidest kirju Instagrami iluvarjus või siis Gmailile iluvarjus@gmail.com
ning ära muretse, me naerame koos sinuga, mitte sinu üle. Jaa, aga tulge naerma või nutma minu üle 11. juulil kell 20.00, kus ma kehastan siis ennast üheks teiseks tiktokeriks, et ajan ennast kiilakaks ja ajan kulmud ka ära, nii et kindlasti on mida vaadata, et Anni Hallik tiktokis. Paned kohe kalendrisse Panen kalendrisse kirja. Okei, aga nüüd siis jääme seda 11. ootama, aga seniks siis tšau-tšau! Tšau! Tšau!